videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 77. Alustan tagasisidega. Täpsemalt annan natuke tagasisidet tagasisidele. Inimesed, kes te vaatate, kuulate neid saateid lihtsalt selleks, et pärast midagi halvasti öelda, siis katsuge leida midagi sellist, mis viiks ka edasi. Lihtsalt mölisemine mind absoluutselt ei puuduta, kui see kriitika on selline, et valitsus ei ole midagi halvasti teinud, inimesed ise on kõiges süüdi. See ka nagu mind ei puuduta, sest ma saan aru, et seal vastas ei ole mõtlev inimene, ei ole inimene, kes näeks neid protsesse läbi, mis toimuvad, vaid on lihtsalt mingisse kas ülesandesse sätitud või lihtsalt talle meeldib olla selles rollis, et ma nüüd vaidlen. Mina ütlen, et olge ise nagu asjalikumad, paremad, tublimad inimesed ja lõpetage valitsuse süüdistamine. Kuni selleni, et kunagi üks mees veel kirjutas, et inimesed peavadki kannatama. Et see ongi normaalne. Mina näen, et teatud määral kannatus on see, mis meid tahub, lihvib, kui me oleme ebamugavuses sellises nagu, kuidas ma ütlen, ei ole nagu lihtsalt voolamises. On mingid takistused, väljakutsed, sest see on eluterve, aga see, mida täna inimkonnale peale pannakse, see ei ole inimkonna kõrgemaks hüvanguks. Ja sellest lihtsalt kolekirju saada, rõvekirju saada, kas see kirjutajale midagi annab? Ma ei tea. Minule haiget täpselt nii palju, et ma mõtlen, et need on need inimesed, kelle keskel me elame, kes on suutelised nii koledaid asju kirjutama. Ma teatud mõttes tunnen vahepeal, et ma olen nagu filter, et ma võin diagonaalis läbi lugeda need asjad ja mõne asja loen sõna-sõnalt ka, kui mul on veel lootust, et seal midagi asjalikku võib olla. Aga ma ei võta seda endasse. Ma lihtsalt saan aru, et see on nüüd seda laadi inimene ja siin inimesed võivad ajas muutuda ja see ei ole minu asi, see ei ole minu vastutus. Aga natuke on selles mõttes kahju, et see on ju meeletu ressursi raiskamine. Vaadata saateid, mis teile ei sümpatiseeri, mis ajavad närvi. Mina näiteks Riigikogu infotundi ei vaata, kui just keegi ei ütle, et kuule, seal on see mingi oluline moment, mingi oluline info, et kuula. Aga seda, et ma tundide kaupa suudaks seda sellist informatsiooni tarbida, kus keegi tuleb teist ette ja räägib, et me peame tegema nii, stiilis, et erakorralised valimised. Ja mõtlen, et et publikule on see meeldivad laused, mida kuulda, et ja, võiks küll olla. Kas ühtegi sammu nende suunas tehakse? Ei, aga laused ise on toredad ja neid korrutada. See, kes korrutab, võib saada natuke pärituult järgmistel valimistel. Aga reaalseid samme ju ei tehta tegelikult. Need on sellised momendid, mis kuidagi tekitavad selle tunde, et nagu me elame mingis fiktsioonis, see ei ole päris, see ei ole see, mis viiks edasi või mis meid kuidagi aitaks. Ja nagu mõttetu tunne ausalt öeldes vahepeal kõike seda toimuvat vaadates, lihtsalt mõttetu tunne, mõttetu ressursi raiskamine. Ja vahepeal läbi oma klientide ma puutun kokku ka selle ametnike maailmaga. Stiilis, et paljud inimesed elavadki hirmus, et kärped. Ja need, kellel on 3 või 4 ülemust, nad teavad, et ei kärbita neid ülemuste ridasid, vaid just sealt alt poolt. Ja see muudab ka inimesed nagu vaguraks, et nad ei julge üldse kaasa rääkida paljud avalikult, sest seda suurema tõenäosusega see kärpekäär just sinu jalgadesse sõidab. Ja samal ajal siis meie peavoolumeedia hõikab maha, kuidas et Kristina Kallas räägib, et tema hakkab nüüd Elon Muski tegema, et kärpima. Ja see toobki kaasa need ärevad inimesed, kes siis elavadki selles teadmises, et ma ei tea, mitu palgapäeva mul on veel jäänud. Ja see on päris korralik vaimne terror, mida mina tunnen, et inimesed peavad kogema. Ja see võibki panna kehvasti käituma enda ümber olevatega, sest kuskil on vaja see välja valada, endasse koguda on ju jama,
aga mul on inimestele soovitus, et katsuge leida siis miski, mis teid ära maandab nii, et ei pea seda kuhugi edasi valama. Sest reaalsus on see, et kui sa kellelegi peale lendad, ennast nagu tühjaks valad, siis see inimene ikkagi reaktsioonina ta peegeldab sulle selle sama asja vastu. Minult seda peegeldust väga ei saa, sest ma ei viitsi. Ma lihtsalt ei viitsi, kui keegi kirjutab mulle väga-väga madala teksti, ma ei lähe sinna madalale siis maadlema. Ma lihtsalt kas ei vasta üldse või ütlen vau või mis iganes. Aga ma ei lasku diskussiooni ja ma võin ka öelda lihtsalt, et et hästi, mina olen hull, sinul on kõik hästi. Ja sinna paika see jääb. Aga arvestage sellega, et see ei ole lahendus, see ei tee mitte midagi paremaks, kui te jäätegi seda, sest see ei ole nii, et sa valad selle välja ja siis läheb elu edasi. Kui see pingekolle, see ärevuse kolle säilib stiilis, et hirm kaotada töökoht või see üldine pinge, et mis meist saab, äkki tulebki sõda, nüüd on Trump ka ohtlik, ei olegi see USA nii väga kindel liitlane ja nii edasi. Et meil peaks olema kogu aeg see nagu tööriist enda käest, et kuidas nendes momentides ära lahustada see hirm, mitte lasta ärevusel kasvada iseendast suuremaks. See lihtsalt peab olema tänasel päeval meil kõigil selles tööriistakohvris omast käest võtta. Me ei tohi otsida lahendusi teistest inimestest, sest need otsimised võivad viia selleni, et meie vastas on teine inimene, kes on võib-olla veel hullemas seisus ja siis ta valab sulle veel enda jama otsa ja siis sa oled selle enda ja tema jamaga. Et ma arvan, et see ei ole mõistlik. Ja tegin mingid märkmed endale, sest praeguses seisundis aju ei ole kõige teravam ja et midagi olulist jääks rääkimata. Ja üks väga suur hirm, mille otsas elavad inimesed, need, kes on justki nagu tegijate leeris, kes ei peaks mitte midagi kartma, sest neil on metsik rahastus, suur pärituul, nende eksimused mätsitakse kinni. Räägin täpsemalt. Ühel hommikul helistas mulle Taavi Eilat ETV-st ja mulle tegelikult ei meeldi, kui mulle ootamatult helistatakse seoses mu tööga, seoses sellega, et mul on väiksed lapsed. Ma võtan telefonikõnesid vastu ka võõrastelt numbritelt ja tere, mina Taavi Eilat, bla, me siin teeme ülevaadet, kohalikud valimised tulemas, et kas see kandideerib, kas too kandideerib. No, aga ma võtaks helista nendele inimestele, miks minu käest küsid. Et kuidagi siuke nagu hästi ebameeldiv tunne oli ja kui sulle tuleb silme, et inimese nägu siuke kuidagi nagu ei ole tõsiselt võetav ajakirjanik esiteks oma olemuselt, siis oli nagu siuke, ma ütlen otse ebameeldiv. Minu rumalus, et ma ei öelnud, olge hea, saatke meil. Kuna mul oli just üks muu asi pooleli, siis ma üritasin selle võimalikult kiiresti ühele poole saada ja ei mõelnud väga konstruktiivselt kaasa. Aga ma sain aru sellest, et need, keda nähakse kohalikel valimistel niimoodi ohuna, ehk siis minusugused ja veel keda seal ka nimetas, neid, ma arvan, et aegsasti juba praegu, see ringi joonistamine oli osa sellest, et meid siis ära tühistada ja mitte ainult, et vaadake, see on see ja toon ja Vene propaganda ja nii edasi, aga samale näidatakse meedias pilte Aivo Peterson käedrauas, siis see Olegi Ivanov, et kuidas tema ei tule Eestisse, sest ta pandaks kohe kinni, ehk siis vaadake, teie ei hakka rääkima ega mõtlema, sest et isegi kui sa räägid jumala tarka adekvaatset juttu, me võime su kinni panna. Ja samal ajal me korrutame, et meil on vabariik, sõnavabadus, meil on demokraatia, oi kui kole, mingi Korea ja Venemaa, kui kole, on ju. Meil on siin kõik hästi, meil on sõnavabadus, ajakirjandus on väga tasemel ja nii edasi, on ju. Lihtsalt reaalsus on midagi muud, reaalsus on see, et ole vait. Kui sa kasutad oma sõnavabadust, siis selle võivad olla tagajärjed, ehk luuakse seda tugevat hirmufooni, et inimesed oleksidki lihtsalt vait. Ja väga paljudel tekib ärevus, ma oletan, ka sellest, et mida siis nagu kaasa kaagutada. Kas või see samune russofreenia, mis on ka siin Nõmme raadiost läbi käinud. Et ühest küljest Venemaa on põlvili surutud, kohe kukub kokku, laguneb, teisest küljest suur ja kole, peab kartma, peab valmistuma kas või viimase ukrainlaseni võitleme, peaasi, et seda Venemaad saab natukenegi nõrgestada, sest muidu tuleb Euroopale peale. Ma ei saa siis aru, kui mina oleks näiteks see samune, kes korrutab kaasa peavoolu, tõdesid ja tarkuseid, ma oleks jumala segaduses. Sest ma võin ju ühes kontekstis seletada ühte ja siis seal samas hakata rääkima sellele eelmisele jutule vastu. Aga kui keegi näiteks ütleb mulle, oot, mis asja?
siis ma ei suudaks ju endast seista, sest ma oleks ise ka lühises. Aga lihtsalt niimoodi kuskil sotsiaalmeedias visata välja ühte tarkust ja siis teist tarkust, mis on eelmisele vastupidine, see on nagu täitsa jõukohane. Ja kes seal hakkab mölisema, siis talle ütled lihtsalt, et Vene propagandist oled või blokid lihtsalt ära, aga stiilis seltskonnas, kui sul on ümberringi inimesed, kes vaatavad sulle edasi nagu silma sisse, ütled, võtta kumb see siis on? Ja sa ei oskagi midagi öelda, sest sa lihtsalt korrutad mingit jura, mida sulle ette antakse, ise kaasa mõelda ei pea vajalikuks, see segab elu, sest siis sa ei saa ju elada mugavalt. Meiesugustel ei ole mugav, mõtled kaasa, analüüsid, otsid seoseid ja sa tunned, et sa liigud õiget teed, aga see tee on siltidega palistatud. Soovid rahu, oled venemeelne ja muud jamad. Ja samasugune minu jaoks nagu täiesti lühisesse ajav teema on see, kuidas et tuleb ukrainlastele kaasa elada, sest me hoolime ukrainlastest, samal ajal sõda peab kestma, kas või viimase ukrainlaseni, Ukraina peab võitma. Täpselt samamoodi mina mõtlen, kas te siis hoolite nendest inimestest või tegelikult ei hooli. Ja ega sealt, kui küsida otse nendelt, kes kaagutavad kaasa neid peavoolus ette söödetavaid jutupunkte, ega sa ei saa sealt mingit vastust. Ja sellised väga ei suhtle ka minuga niimoodi otse, nad pigem hoiavad distantsi, see on nii nagu Martin Laine ei soovi Peeter Proosiga maha istuda ja neid teemasid siis lahti arutada. Ja samal ajal käib mingi väitlusklubide reklaam ja Kersti Kaljulaid oli mingi väitlusklubi või seltsi reklaami nägu. Ma ütlen, et te ju igasugust dialoogi, omavahelist arutlust suretate välja, aga loosung peab olema see, mis peaks siis meid veenma, mis reaalsuses me elame, olgugi et reaalsus on midagi täiesti muud. Ja see, kuidas meid suunatakse nüüd, et tunne desinformatsioon ära, samal ajal vaatan peavoolu meedial otsa, mõtlen, et kuramus, et teil ajakirjanikel ei ole nagu üldse ju seda tõe taotlustki oma tegevuses ja siis te teete mingeid kampaaniaid, kuidas väärinfot ära tunda. Ja okei, ma saan aru, kui ajakirjanikud teevad tööd, uurivad ja uurivad välja informatsiooni, mis ei ole reaalsusega kooskõlas ja seda avaldavad ajakirjanike tase. Ja siis ma vaatan neid pealkirju, mis tulevad järjest, kus aetakse täiesti kamara jura, siis sinna pannakse juurde ju see, kes seda ütles. Stiilis, et Tsahkna ütles, et venelased on kõik ära tapetud, ukrainlased tapsid nad ära, mis on täiesti umbluu, on ju. Ja küll vahendatakse valet, aga meil on ju faktikontrolörid ja igasugu muud sellised infospetsialistid. Miks nad ei karju, ei kaaguta, ei pane mingit templit sinna? Vale, väärinfo, miks? Miks sellistel puhkudel need faktikontrolörid vaatavad kuskile mujale? Miks? Imelik ei ole või? Aga eks te teate vastust ilmselt isegi. Aga ma tutvustan. Ma ühes varasemas saates rääkisin ka ühest sellisest siis üritusest, kus inimesed kutsutakse kokku ja neile aidatakse läbi näha väärinfot. Ja 20. märts toimub jälle üks taoline üritus, sel korral Zoomi keskkonnas. Mõtlesin, ma osalen, ma vaatan, mis kamara jura nad seal saavad kokku ajada, kui tegelikkuses need nii-öelda vandenõuteoreetikud on need, kes otsivad nende teooriate, selle informatsiooni seest, mis tegelikult toimub, sest meie vastutame ise oma elude eest. Me ei oota, et kui asjad lähevad hapuks, et siis kuskil, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse rahvasaadikud või valitsuse tasandil keegi meie eest seisab. Me oleme need inimesed juba läbi näinud. Me ei looda mitte kellelegi teisele peale iseenda ja selleks, et me saaks iseendast seista, mis tahes oludes, mis ees ootab. Ajakirjandus meile reaalsust ju ei kajasta nii, et me teaks samme ette mõelda. Me peame olema kogu aeg tundlad püsti, jälgima informatsiooni ja meie oleme siis need valeinfosaadikud või lihtsalt on informatsiooni, mis on nii oluline, et mina tunnen, et on vaja jagada, nii nagu vaktsineerimiste aeg oli. Ma ütlesingi inimestele, et ärge tehke, et lükake edasi, viivitage. Ja minu lähenemine oli siis tegelikult see, et varsti läheb see lollus ju mööda. Ja läkski. Ja ma ei tea täpselt, kui palju ma sain aidata selle soovitusega, et viivitage. Aga lõpuks see ei olegi ju minu asi. See on iga ühe enda otsus, mida keegi oma kehaga teeb. Ja ma tulen korraks selle saate alguse juurde tagasi, kus ma rääkisin tagasidest. Siin oli mingi periood, kus inimesed, kes olid ennast täiesti ära vaktsineerinud,
nad olidki selles mõttes väga kehvas kohas, et sa oled lasknud nendega midagi nii lolli teha ja järjest rohkem paljastub, et see oli lollus, sest sulle lubati üht, siis öeldi, et no jah, et nakatumist ei välista. No tegelikult jah, teiste nakatamist ka ei välista. No tegelikult rasket nakatumist ka ei välista. No ärasuremist ka ei välista. Et milleks üldse seda Vene ruletti siis mängida. Et oli aeg, kus inimestel oli nende välimusest näha, nahk oli sinakas, silmamunad olid hallid ja said aru, et et on päris ära vaktsineeritud. Aga nüüd on paar korda siuke nagu, ma ei tea, võib-olla teil ka mõnel inimene ajab lihtsalt nii haiget soga. Mul on mõned sellised, kes kirjutavad ka ja ma mõtlen, et kuramus kui vaktsineeritud jutt. Ja tahakski öelda, et sa kõlad vaktsineeritult, aga nii ei ole ilus öelda ja siis ma ei ütle, siis ma lihtsalt oma ette ütlen seda. Et võib-olla tunnete ära selle momendi mõne inimesega suheldes. Aga ma tulen nüüd selle 20. märtsi ürituse juurde. Pealkiri on Vandenõuteooriate äratundmine kriisides. Alapealkirjaks Kes küll selgitaks? Küsimärk. Kust leida tõde? Küsimärk. Ja tunni ajaga plaanitakse siis inimestele selgeks teha, kuidas aru saada see, kuidas ära tunda vandenõuteooriad ja veel kriisisituatsioonides. Täpsem tutvustus. Veebiseminaril õpetatakse märkama vandenõuteooriate erinevaid vorme, mis pakuvad kriiside ajal keerulistele probleemidele jutumärkides lihtsaid lahendusi. Kuid seeläbi külvavad hoopis segadust ja isegi paanikat. Miks osaleda? Esiteks, saate teadmisi vandenõuteooriate erinevatest vormidest ning mõistate, kuidas algoritmid nende levikut mõjutavad. Algoritmid peavad olema nende käes asjad ju, kuidas. Teiseks, kriiside ajal levivad vandenõuteooriad võivad ühiskonna haavatavaid gruppe, sealhulgas noori ja eakaid, eriti tugevalt mõjutada. Seminar annab teile tööriistad, et toetada oma kogukonnas tugevajavate liikmete kriitilist mõtlemist ja infoanalüüsi oskusi. Kolmandaks, tutvute praktiliste meetoditega, mis aitavad kiiresti tuvastada valeinfot, vähendades seeläbi paanikat ja segadust. Kuupäev kellaeg 20. märts kella 3 kella 4 Zoomis. Koolitajad on Oksana Belova-Talton, Tartu Ülikool, Johan Skitte Poliitikauuringute Instituudi teadur, Gretel Johansoo, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi meediapädevuse spetsialist. Ja kui te lööte Facebooki sisse selle nime, ürituse nime, ehk siis kohe ütlen, vandenõuteooriate äratundmine kriisides, siis tuleb see, leiad selle ürituse üles ja seal on ka registreerimislink, mina kavatsen osaleda. Saan ka targemaks ja siis äkki maagiline sündmus ja ma enam ei olegi vandenõuteoreetik, hakkan ka õigesti mõtlema ja loen Postimeest, Delfit ja muud avasilmi ja suu ammuli ahmides. Okei, läksin natuke nõmedaks kätte. Veebiseminaril osalemine on tasuta. Seminar toimub Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Telia ühise algatuse digimentorid raames. Rohkem kui 50 ideed, kuidas digimeedia pädevuste õpet tundidesse lõimida. Leiate algatuse veebilehelt meedia.ut.ee. Ja Tartu Ülikoolis on ka uus õppekava, mis lubab anda põhjalikud teadmised valeinfoga seotud probleemidest. Inglisekeelse õppekava nimi on desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus. Ja see on minu jaoks nagu täiesti koomiline, aga ma tean, et võimalik, et inimesed, kes siis koolitatakse ja kusjuures ongi terve sari neid loenguid, kus siis korraldatakse ongi Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut ja Telia. Kas seal on mingi rahamängus, ma ei tea. ei tea, äkki nad lihtsalt soovivad, et ühiskonnas oleks vähem valeinfot, ma ei tea. Okei, tegelikult ma tean, raha saavad. Et kuidas siis need inimesed, kes ära koolitatakse, suudavad meie peavoolu uudiseid, kes seni on neid tarbinud, edasi tarbida? Mis trikk see on, et nad ei paneks inimesi päriselt mõtlema? Sest mis puudutab seda vandenõuteoreetikud ja Vene info mingi mõjulased ja nii edasi, siis mingis saates keegi meesterahvas kutsus inimesi üles, et ärge vaadake, kuidas see oli, blokeerige nad ära, sest muidu nad võivad mõjutada teid. Et me hakkame muidu hakkate kahtlema ja siis lähete ka nagu kaasa minusugustega siis. Ehk siis nad kardavad, et inimesed, kes meid jälgivad, lähevad sellega kaasa.
mõtlev inimene ilmselt läheb ka. Ja siis ma mõtlen, et mis kuramuse ajuehitus peab olema nendel, kes ka praegu kuulavad seda saadet, sest ülesanne on selline, jälgivad kõiki meie tegemisi ja ei hakka nagu ettesöödetavas pildis kahtlema, milles siis tahetakse, et te elate. Et kui teil nagu üldse mitte mingeid kahtlusi ei teki seda momenti, et kuram, äkki meile valetatakse. Äkki me oleme päris suures plindris omadega, kui teil ei ole siiani tekkinud neid kahtlusi, siis ma tõesti ei tea, mis teie ajudes toimub. Või võibki öelda, et kuram, see vaktsineeritud. Vot, ja siin saab nalja ka kogu selle palagani peale. Näiteks kui USA välisminister Marco Rubio ütles, et Venemaa agressioonisõda on Washingtoni ja Moskva vaheline varisõda, millest minusugused on rääkinud, et see ei ole Ukraina ja Venemaa vaheline asi üksi, siis Postimees jagas seda sellises võtmes, et Marco Rubio öeldu ette kirjutati suures kirjas Kremli narratiivid : ja siis sealt edasi tuli see Rubio, mida Rubio ütles, et Venemaa agressioonisõda on Washingtoni ja Moskva vaheline varisõda. Ja mulle nii meeldis, kuidas üks härra oli sinna alla siis pannud kommentaari, et USA välisminister võiks ikka Postimeest lugeda, siis ta teaks, kes kellega sõdib või kellega nad ise sõdivad. Ja jumala hea pärl, tõesti, sest ega USA välisminister ju ometi ei tea USA asju, sest näiteks meil ka ju see, mis juttu Tsahkna suust välja ja ilmselgelt ta ei tea välispoliitikast väga midagi. Aga pigem ma arvan, et meil see Tsahkna on siin ette istutatud tankistina nagu üldjuhul kõik need. Ja Rubio lihtsalt ütles välja, mida pikalt oli siin tehtud nägu, et pole olemas. USA lihtsalt on seal abis ja USA ei ole üldse seotud Ukrainaga varasemalt, lihtsalt nüüd nad läksid hädas riigile appi ja aitaks edasigi, aga see Trump tuli segas ära kogu aitamise ja Trumpi pärast Ukraina kaotabki, sest muidu oleks Ukraina ju võitnud, aga Trump. Vot. Ja eks peavoolumeedia funktsioon tegelikult ongi manipuleerida. Mulle tundub, et see inimeste koolitamine, seda alternatiivmeediat siis lihtsalt ära blokeerima, sest seal on valeinfo. See on osa sellest, et see peavoolu manipulatsioon saaks sama edukalt jätkata. Ja mul on nii naljakas üks päev, kuigi ma tunnen, et mul aju üldse praegusel ajal ei tööta, ma ei ole, vaikselt lähengi juba sellisesse nagu teistsugusesse staadiumisse omadega. Naised teavad, millest ma räägin, või emad teavad. Ja siis tuli üks päris terav siuke, ma võin öelda hääled peas on ju, ja. Ja peast käis läbi siuke mõte, see oli nali, see on hääl, et tsenseerimine on informatsiooni kastreerimine. Ja tegelikult see ongi nii. Miks peaks midagi tsenseerima, kui sa vahendad informatsiooni, mis ongi väljendatud nii, nagu reaalsus on. Ja kui sa seda tsenseerid, siis tegelikult kohitsed ju seda ära. See ei ole enam see. Ja siis ma mõtlesingi, et tsenseerimine on informatsiooni kastreerimine. Ja siis ma ühe enda targema käest küsisin veel üle, et kas mul on õigus. Ja kuna ta ei laitnud mu mõtet maha, siis ma olin päris uhke enda üle, et ka selles seisundis mu aju siiski suudab natuke toimetada. Ja mida meedia praegu provotseerib, on see, et toimuksid rahutused, sest meedia meie valitsuses ülekoerana. See, kuidas visatakse meile muud kui pealkirju, mis ajavad meid täiesti närvi. Stiilis, et Riisala ütleb, et puudega inimesed, suva on ju. Mitte sõna-sõnalt, aga point oli see, et suva. See inimesi ajab närvi. Ja see provotseerimine nüüd oli 10. Mis kuupäev see oli? Põltsamaal oli see tuulikute teemaline koosolek, siis seal oli reaalselt üks naisterahvas, kes oligi seal provokaatorina kohal. Ta togis, ta käitus täpselt nii, et see õhk läheks nagu veel intensiivsemaks. Ja siis Postimees sai muidugi panna ühe jupi videot ülesse, kus siis oli #Põlva muidugi, sest Põlva või Põltsamaa Postimeele ei ole vahet. Ja kus siis oli pandud mingi emotikon, kus inimesel on silmad nagu, ühesõnaga Postimehe juppideks, ma nimetan siis neid lühivideod, leiad üles selle, kuidas näidati neid inimesi siis halvas valguses, kes seal seisavad enda maa eest. Neid näidatakse halvas valguses.
aga see, et neile lihtsalt tullakse nende ette valetama, see ei ole midagi. Ei, sellest me ei räägi, see paar artiklit võime teha, et näida adekvaatsemad, aga muidu see ei ole nagu teema. Ja seal oli täiesti provokaator. Facebookis konto Rain ja Birgit, nemad tegid sellest väga hea postituse, kus nad tõid välja selle naisterahva nime, kuidas ta on seotud selle tuulikute asjaga, ma ise ka enda seinal jagasin seda. Ja siis saate aru, et kui meil olid Toompeal meeleavaldused, siis samamoodi samale ajal üritati, otsitakse näitlejaid soovitatult mustanahalisi, et massistseen, kuidas on siis rahutused. Õnneks õigel ajal saadi jaale ja sellele ei lastud see aset leida, sest meil oli registreeritud meeleavaldus ja siis mingi selline asi tahab seal samal ajal aset leida. Et provokatsioon, mis eesmärki see teenib? Ma arvan, et praegu, kuna õhk on läinud niigi tuliseks, siis selleks, et oma seda võimu hoida, nad peavad selle vindi nii üle keerama, et lähekski mingiks kriisi olukorraks. Piisavalt kiiresti vist ei toodata järgmist taudi ka meile siia. Lihtsalt rahvas ei usu ka seda enam nii kergelt. Aga kui tekitatakse siuke rahutused ja massirahutused, riigihanked ju peegeldavad seda. Siin mõni aeg tagasi juba oli veekahurite, käeraudade, laibakottide, siuksed hanked on ju. Ja siis nüüd oli massioh ja riietuse ostmine, eeldatav maksumus 3 miljonit eurot. Ilmselgelt keegi sealt vahelt saab päris tublisti enda elujärge parandatud. Aga point ise on see, et neil on vaja rahutusi, neil on vaja mässu. Minu üleskutse on inimesed. Meil on praegu 1000 võõrad sees, kes sõrmenipsu peale nii tavai sinna. Kui meie omad inimesed ei tule meie vastu, sest nemad saavad aru, et asi ongi mäda ja tegelikult oleks pidanud ammu juba viklade ja tõrvikutega kuskile minema, mitte lihtsalt jalutama, aga ennast kehtestama. Siis tänases olukorras me ei saa seda teha, sest see tähendaks lihtsalt seda, et meie kõige vapramad, kõige julgemad mehed, ma oletan, on ju, lihtsalt saavad hukka või viga. Ja me ei soovi seda ju ei oma poegadele, meestele, isadele. Selles plaanis need rahutused ei anna mitte mingit efekti, sest meile pannakse võõrad vastu. Ja nad on valmis, stiilis laibakottidega, on ju. Me ei soovita sellega kaasa minna. See ei ole meie kõrgemaks hüvanguks. Ja kuna nad vunnitavad just, et see aset leiaks, siis ma ütlen, et meie asi on mitte sellega kaasa minna. Säilitada rahu ja ma tean, et see on üliraske, sest ma tean ka seda, kuidas nendel avalikel koosolekutel õhk on jumala pinges ja kui keegi provokaator seal veel tuleb nügima või ütleb mingeid nõmedaid asju vahele, võib visata natuke keti maha ja sa lihtsalt näed nagu vaba langemisse omadega ja räuskad vastu võid midagi halvasti öelda. Aga sellist füüsilist vägivalda seda kindlasti vältida, sest meiesugused saavad täie rauaga. Need provokaatorid, need on juba jõus puhtaks pestud. Mõtlen, mis mul veel oli olulist. Ja ma tulen korraks selle kärbete teema juurde veel tagasi, et kui räägitakse, et me hakkame kärpima, et meile tunduks siis adekvaatsem ja et nad hoolivad meie eelarvest ja majanduslikust jätkusuutlikust ja nii edasi, siis samal ajal Kliimaministeerium kogu aeg otsib kedagi, kogu aeg nagu see on see asutus, mis on nagu lõputult võib kasvada, lõputult, sest sul ei ole seal mingit mõistust ees, sa võid nagu mis tahes nimesid välja mõelda ja siis neid omaette veel nõunikega vürtsitada ja nii edasi ja lihtsalt lõpmatuseni laiene. Ehk siis see kärbete teema, mul on tunne, et need inimesed lihtsalt psühholoogiliselt kompostitakse, et sa peadki olema siuke lojaalne reasõdur, teed kõike, mida kästakse. Kui sulle öeldakse, et nii nüüd keskkonnaluba, see on vaja läbi suruda, seda on vaja, on ju, siis sa ei mõtle sellele, et mis on selle tagajärg keskkonnale, loodusele loomadele, sa lihtsalt täidad käsku, sest et sul on pere toita, mis on täiesti elementaarne. Et lapsevanemana, leibkonna liikmena, sul on seal oma vastutus. Ja kuidas sellest mängust välja astuda? Minu selline inimlik soovitus on see, et lihtsalt tasapisi mõelda väga palju alternatiividele. Tõmmata koomale oma kulutamisi stiilis, et me tõesti ei pea kellegagi võistlema, et kellel on surres kõige rohkem asju või tõesti ei ole vaja. Ja ma ei arva ka seda, et me peaksime kõik siin hakkama askeetlik eluviisi harrastama ja üldse mitte tarbima. Aga lihtsalt võimalikult ennast lahti ühendama sellest tarbimisühiskonna lõksudest stiilis, et kui sa oled endaga natuke pahuksis, et siis sa tarbid, on see toit, alkohol, tubakas või lihtsalt käid poodides ja ostad ilusaid asju, siis ma arvan, et see selline ravimina ei ole
päris mõistlik, esiteks sellel on kulu ja teiseks seda algprobleemi ei lahenda, et otsige endale odavamaid variante, kuidas siis ennast ära maandada ja tekitada see selline joondumuspunkt iseendas. Ja seoses joondumusega ma täna just rääkisin ühe naisterahvaga, kes aitab inimestel, tal on hästi spetsiifiline lähenemine selgroo sirgendamisele ja aitab inimesel leida selle joondumuse ja ta tõesti pisar silmil ütles, et kuidas inimesed lasevad selle joondumuse käest ja see teeb haiget, sest ta soovib head, jah, ta saab selle teenuse eest ka raha, aga tal on ikkagi see tunne, et miks nagu ei võiks siis seda hoida, et miks minnakse uuesti sellest välja. Aga point on selles, et see joondumuse hoidmine on inimese enda ülesanne, et sa võid kõrvalt aidata, aga see, kuidas inimene edasi liigub või hoiab ennast, see on juba inimese enda vastutus ja meil paljudel ei ole seda tööriista. Minul endal on lihtsalt see, et ma tunnen häiritust, et kui ma olen selles nagu enda heas kohas, siis midagi häirib ja see häirib lihtsalt seni kaua, kuni ma võtan selle hetke ja ma leian üles, mis see siis on. See on stiilis, nüüd kui olid need koledad kirjad järjest, mida viimane saade läks vist kuidagi väga konnasilmi pidi inimestel, tekitas palju reaktsioone. Siis mul oli ka see tunne, et appike, et rase naine, kuidas te saate nagu rasedale naisele nii koledasti kirjutada ja see kuidagi haavas mind, et kas me niimoodi suhtumegi. Ja siis ma mõtlesin, et aga kui Kaja Kallas oli ka seal meil peaminister ja et talle koledasti öeldi, siis ma ei olnud see, et kuidas te ütlete naisele nii? Ma olin täpselt see, et kui Kaja Kallas läheb mehe rolli peaministrit, mina näen, et seal peaks olema meesterahvas ja sa saad seal hagu nagu mees, siis ise rolisid sinna, et võta siis see vastu või näiteks kui Zelenski käis Trumpi ja Vance'iga kohtumas, siis 2 meest ühe vastu, mul oli ka esimene reaktsioon, et 2 ühe vastu tegelikult ei olnud ilus ja siis ma mõtlesin, et oot, tegelikult kui Zelenski räägib, et ta kavatseb Venemaa ära võita, lihtsalt aidake natuke, siis sa peadki olema vähemalt 10 mehe jagu, sest lihtsalt niimoodi vaatad neid mastaape, mitte ainult visuaalselt, aga ka numbrite poolest, et palju on ühel poolel mehi, palju on potentsiaalset abi loota, pluss siis, või versus siis kes on Venemaa vastas, et sa peadki 10 jagu olema. Siis ma mõtlesin, et Kertu, ise sa oled rasedana ekraani ees niimoodi ja räägid ja kui sa ärritad inimesi, siis ja nad ei oska mitte midagi muud oma ärritusega peale hakata, kui sinu peale valad, sa pead lihtsalt nii tugev olema, et sa peadki olema see filter, kes kaardistab ära enda jaoks, kas see on midagi, mida mul on vaja teada, kas see on midagi, mis aitab mind edasi. Ja siis joondumus ei ole see, kus me oleme lihtsalt paigal niimoodi staatilised. Paigas. Ja nüüd või alata stagnatsioon, sest ma olen joondumuses. Joondumus ongi see, et me läbi igasugu, eelmises saates kas või see, mis ma Ella Ilbaku raamatust lugesin lõigu, et need teised tahuvadki meid, annavadki meile selle vormi, mis on ette nähtud ja selle joondumuses me liigumegi tegelikult kogu aeg üles poole. Ja see võibki niimoodi natuke jõnksudena minna, aga peasid siis mitte niimoodi ja ma ei tea, võib-olla vahepeal nii ka, et madalpunktides käia. Aga see oli ka see, mis mind häiris ja ma mõtlesin, mis asi see mind häirib, mis asi see häirib ja siis ma tegin, et need on need kirjad. Ja siis ma tegelesin sellega ära, sain aru, milles see teema on, mis on see minu ebakindlus. Ja siis oli veel üks asi, mis eelmisest saatest jäi natuke painama. Elukaaslane ütles, et kui sa ütled seal saates, et sa lased lastele sõrmi ära põletada, et kuidas see nagu kõlab ja siis mõtlesin, et jah, muidugi, et minul on endal silme ees see, et kuidas mul on küünal laua peal ja erinevaid situatsioone olnud. Aleksander tahtis õppida tikke põlema panema ja ma õpetasin teda lihtsalt selleks, et ta tõmbab seal ja siis ta näeb, et see tuli tuleb lähemale ja sellel tulel on mõju. Ja me koos niimoodi turvalises, kontrollitud keskkonnas, mitte niimoodi, et ta näeb kuskil küünalt ja läheb niimoodi ja otse sisse või ja isegi see, kui sa naha ära põletad, ei ole kõige hullem, aga kui sa näiteks lähed kuskile tulele lähedale ja su riided lähevad põlema, sest tänapäeval on materjale, mis lähevad nagu säraküünlad, et selles turvalises keskkonnas lapsele anda see õppetund. Siis ma mõtlesin, et mõni üledramatiseeriv inimene võiski ette kujutada, et mul on lastel, ma ei tea, sõrmed mustaks põletatud ja midagi sellist. Ei, et see ongi see, et sa saad tegelikult päris ohutus kaugusest tulele juba aru selle kogemuse kätte, et tuli on ohtlik. Ta võib omada pakkuda häid omadusi valgustsoojust, aga seal on ka oht, mida tuleb aktsepteerida. Ja ma ei ole ühtegi last nagu põlema pannud, mingid nahakahjustusi pole tekitanud, aga just, et see põletada saamine selles tule läheduses. Et ja sellised naljakad momendid, et me ju ise ennast väljendades ka, meil on mingi pilt silme ees ja see, kes on su vastas, võib seda
täiesti teise pildina näha ja siis ma mõtlesin, et ma pean igaks juhuks ütlema, et keegi arvaks, et ma põletangi lapsi, et see on, jah, ma olen selleks liiga kanaema, aga ma olen täpselt nii kanaema, et ma tean, et me peame lastele andma eluks neid oskusi, et stiilis, et kõiki asju ei tohi ette taha ära teha, lastel peab tekkima ka see eduelamus, et midagi on rasket, noh, näiteks nagu me kabet mängime, ma ei lase lapsel võita ja tänu sellele siin üks õhtu mul 7-aastane tegi 2 korda järjest mulle pähe ja päriselt tegi pähe, ma isegi ei teeselnud, sest teeselnud selles mõttes, et ma ei teinud ennast sihilikult kehvemaks. Aga just see, et ma ei ole kinkinud talle võite, ma olen lasknud tal endal mõelda ja see, kui magusad need võidud on, et need kaotamised varasemalt elas vahepeal päris raskelt üle neid, eriti kui me olime asju mängu pannud, sest neil on huvitavam mängida. Et nüüd see eduelamus temas on nii vinge ja mõni võib mõelda küll, et laps nüüd nutab, et ta ei võitnud ja nutab. Ta tegeleb selle emotsiooniga, et saab aru, et kogu aeg me ei saagi võita ja ka kaotus ei ole maailma lõpp. Ja nüüd, kus ta päriselt võidabki, siis see on üliäge. Temal on äge ja minul on ka kõrval. Äge vist ei ole selline kõige ilusam sõna, aga see elamus, seda ma tunnen ise ka enda sees. Ja see on rõõm, lapsevanemaks olemise, siuke väike rõõm. Ja nüüd on saade juba päris pikale läinud. Mõned punktid ma jätta järgmitse saate. Sääne sai sest tämpäne vabahuse hely. Ma looda, et ei midagi siit saatestiks löydseti mõne seennekese hindajaos. Ja inemine võiski ennast nätta nagu põldu, kun on oma erinevä kultuuri, erinevä taimesordi. Et me ei pea ei olema nagu monokultuur, et ma olen nüüd taa valdkonna spetsialist, ma taa kotusse pealt tiia kõike ja siis oled sääne fanaatik ja kinni omal raamin. Aga kaimegi hinnast nii, et seal on oma põõsa, lilli, looma ja me oleme nagu üks suur, ma ei tiiagi, kus ta võro keelen olessi nagu omaette ökosüsteem, kun omava erinevä ilosa asja, mänsegi hõõrdumise, näituses kui kassu hiirer, siis ta on ka osa ökosüsteemist ja ärsüümine võiski olla sama muudu nagu on ta söögiahel, kui on suure sööväära väikumpa ja no väikumpa, mida järjest ärsüves, võis olla nagu mi ego. See on nagu väike ego ja taht olla väega suur ja sekkas meil elämist, aga päriselt me ei ole palju suurempa kui meie ego. Kui me tuleme siia ilma, kui sa kaed väiku latsi silmi, sest sa näed seal nii suurt maailma. Ja sest ta saab iten silma võiva kuigi muudu nagu elo kaota. Pettuse, võib-olla kaota seisi hinnast omad sihi ja sest tulevagi mängu igasugu asja, mis avitasa meil nii-ütelda ellojääja. Aga sest kui me oleme säänsel ellojääme režiimil, sest me ei taju inämpu oma suurust ja pärast ma tunnegi, et me ei pea keskenduma toole, kui suure me päriselt oleme oma olemuselt. Ja või-olla ma praegu ta mõte tull nii eksprompt, ma võib-olla seleti kipin rassaha ja siis võigi kirjuta saata alla, et mitte midagi ässa arvu. Aga või olla ka nii, et ässa arvu, mida ma mõtli ja võib-olla hindaseen kutse esile mänsegi mõttekäigu, sest ma arvan, et väga oluline on, et inemine istussi vaihte-pääl õnne esi hinda mõttedega, mõtles näid, lask vallale oma olemuse ja siis kaes, mis tule sinna vallale lastu ruumi asemele. Mul on väga palju infot niimoodi ja vastussit lahenduisi tulnud nii, kui ma lase kõik vallale millestki kinni ei hoia ja siis kae.
Ja me kardame vallale lasta, sest me kardame, et me kaotame, sest midagi me kaotame võib-olla esihinnast, nii nagu me oleme esihinnast naanu nägema, kui tõsud meid näeva. Ja siis me hoiame kinni, aga päriselt tuumis on sinu loomulik osa, tuumis on sinu hinda kõrgembas hüvangus, ta on nii sujas oleman kõik aeg. Esiki, kui sa hoiad teda hindest eemal, ta miks oleman, sa ei pea hoidma niimoodi esi hinde külen kõik. Tu väsutas ja tu lasai tulla mi mano mi uuvambal versioonil, sest me kõik aeg liigume esi hinda paremba versiooni suunan. Ta on säine nagu, kuidas ma ütlen, ta ole elu mõtte või eesmärk, aga ta on loomulik, et me küpseme läbi elu ja noide samme pääle elu kink meile nagu uusi esiki rolle, aga ka uusi perspektiive, kui selle näte. Ja ta on päris ilus. Aga aituma kullamast ja järgmitse kõrreni. Saade on salvestatud 2025. aastal.